kuidas siis täna tunne on? Kas tuleb liiga palav maraton? Tuleb praeguseni juba tilgub igat pidi, et hirm väike on, aga loodan, et palavus ära ei tapa. Et tundub, et tuleb päris soe sõit, nagu eelmine nädalgi. Mis tunnetega täna rajal läheme? Täitsa külmalt. Külmalt, ilm ametigi päris kuum. Ei ole häda midagi. Teeme seda, mis parem on ja üritame lõpuni sõita. Sellised kuumad tunded on, ütleme, et vaatad, et saaks lõpuni ja et jääks ellu. Siukene ärev on esimest korda siin ja siuke mõnus, saab väikse elamuse jälle. Rada see aasta oli ikka ülikiire, et samas sellise ilmaga, nagu meil siin see suvi on olnud, et tegelikult selline kiirem sõit on võib-olla nauditavam kui tavaliselt, et tegelikult sõidutuul nagu jahutab päris hästi. Aga oli täitsa uusi singleid, oli natukene kõike, et pigem kiirema poolne, aga tänase ilmaga ja kõigega sobis nagu hästi ja ega kui võidad, et siis järelikult siis ongi väga hea. Võidu saladus oli hästi kiiresti sõita. Nii kiiresti, kui ise jaksasid ja nii siis tuli täna. Ta võtab sellised Eesti maastikumaratonid päris hästi kokku, et on kruusa, on metsa vahel panemist, on nikerdamist, takistusi, et väga lõbus rada tegelikult. Kas kuumus kuidagi tappis rohkem kui tavaliselt? Ei, no tappis nii, nagu ta tappis, ikka ära tappis. Aga et see suvi on siuke ja siis hea, et on. Kusjuures kumb läks tühjaks ja mingi pidurise peal põhimõtteliselt viskas õhu välja. Ja siis ma mingi pool tundi ootasin teist sõpra, et saada pumpa ja siis sellest mõttes läks kehvasti. Kuidas rada meeldis? Ei, äge, äge. Parem kui eelmine aasta. Mulle meeldivad singlid, värgid, mul nagu säne kruusa ja asfaldimees ei ole, et mulle meeldib kui metsas, aga ei, äge, mulle meeldis. Üks ajaks kukkumine juhtus, et läks pooleks ka, aga ei ole hullu, vahest ikka juhtub. Tegelikult oli hea sõit, et Viljandi rada on mulle läbi aegade väga meeldinud ja ega täna oli ka, kõik oli olemas, tõusud, laskumised, kiirus, mäkkeronimine, vahepeal tuli jalgsi ka minna. No arvestades, et ettevalmistust polnud ja rattamaratonil päris esimest korda ja no need mäed ja need juurikad ja need laskumised, et ma polnud selleks absoluutselt valmistunud. Ma ütleksin, et väljakutsete rikas ja mina nüüd tahan näha neid rattureid, kes päriselt selle raja läbi sõitsid ja mitte kordagi ei kõndinud ratast kõrval, siis ma arvan, need ei ole mitte rattasportlased, vaid need on kaskadöörid. Ma tahaks neid näha oma silmaga ja videosid neist, kuidas nad lähevad nendest sellistest järsakutest üles ja sellistest järsakutest alla. No ma ikka paar korda panin põssa ja ühe korra kukkusin ka kusagile jõkke, nii et respekt inimeste ees, kes seda korduvalt on teinud.